Tere 3. K-klass! Täna räägime elektrist. Aga enne vaata seda vana filmi. Electricity is one of our most faithful servants. It gives us light. It starts our cars. Has unlimited in aviation. Circle the globe with entertainment. It cooks and refrigerates our food. These represent few of the innumerable applications of electricity. Electricity at work. But what is electricity and where does it come from? Sa oled õppinud, et jões voolab vesi ja sinu veresoontes voolab veri. See tähendab, et vesi ja veri liiguvad kindlas suunas. Elektrijuhtmetes liiguvad kindlas suunas väikesed aineosakesed, elektronid. Seda liikumist nimetatakse elektrivooluks. Elektrivool jõuab meie kodudesse elektrijaamadest. Elektrit toodavad ka näiteks tuulegeneraatorid, päikesepatareid ja muud allikad. Elektririistadega pead olema väga ettevaatlik. Pea meeles, et sa ei tohi mängida ega töötada elektririistadega vee lähedal. Ära pane metallist esemeid seinakontakti ega elektriga töötavate kodumasinate sisse. Nii võid saada elektrilöögi. Ära proovi elektririistu ise parandada. Tagajärjeks võib olla õnnetus. Kui tõmbad juhet välja, vaata, et su käed on kuivad ja toetad ühe käega seinakontakti. Mõned asjad, näiteks elektroonilised mänguasjad, taskulamp, kell või raadio, töötavad patareiga. Patarei annab elektrivoolu. Patareil on 2 poolust, positiivne poolus ja negatiivne poolus. Need on patareil tähistatud märkidega pluss ja miinus. Nagu sa juba tead, tuleb elektrivool elektrijaamast hoonetesse mööda juhtmeid. Selleks, et elektripirn toas põlema hakkaks, tuleb vajutada lülitile. Lüliti abil saame voolu sisse või välja lülitada. Vaata seda vooluringi. See on avatud vooluring. Pirn ei põle, kuid see on suletud vooluring ja pirn süttis. Nüüd mõtle, miks oli lüliti metallist. Ja metallist asju ei tohi seinakontakti panna. Ja oled ehk tähele pannud, et elektriga töötades kasutatakse plastist käepidemetega tööriistu. Põhjus on selles, et metallid juhivad hästi elektrit. Need on elektrijuhid, mitte elektrijuhtideks. Nimetame aga aineid, mis elektrit ei juhi, näiteks portselan, kummi ja plastid. Palun ava oma töövihik leheküljelt 4 ja 5. Elekter. Ülesanne number 1. Kirjuta, kuidas sa elaksid, õpiksid ja mängiksid ilma elektrita. Siia mõtle vastused ise. Number 2. Miks on elekter meile vajalik? Ja ka sellele oskad hästi ise vastata. Ülesanne number 3. Kirjuta lause lõppu, kas see on õige või vale. Elektririistu tohib kasutada ainult töödeks, mille tegemiseks need on ette nähtud. Vee lähedal ja niiskes ruumis tuleb olla elektririistadega väga ettevaatlik. Õige. Juhet võib seinast ükskõik kuidas välja tõmmata. Vale. Tuletan meelde. Käed peavad olema kuivad ja üks käsi hoiab kontakti. Laps ei tohi ise elektriseadmeid parandada. Õige. Metallist esemeid võib toppida seinakontakti. Ei ole hea idee. Ülesannet number 4 me ei tee. Ülesanne number 5. Miks peab olema elektririistadega töötades väga ettevaatlik? Sellepärast, et kui sa ei ole ettevaatlik, võid saada elektrilöögi. Ja 2 viimast küsimust sulle. Kuidas saadakse elektrivoolu? Number 1. Kus toodetakse elektrit? Sellest me rääkisime video alguses. Elektrit toodetakse elektrijaamades. Seda toodavad ka tuulegeneraatorid, päikesepatareid ja muud allikad. Number 2. Kuidas saab elektrit toota? Elektrit saab toota näiteks põlevkivi põletades
või hüdroelektrijaamas, kasutades langeva vee jõudu. Energiaallikateks on ka päikeseenergia, tuuleenergia ja aatomienergia. Sellega tänaseks lõpetame. Head aega!